tõsi. Kõkõ. Kõkõ. Lähme kõissu vankrisse. Kõkõ. Aljoo. Kas sul pole aega minuga rääkida või? Ei ole aega minuga rääkida. Selge sinuga. Nägemist. Tere hommikust. Ma tean. Ma jõudsin siia viimati, ma ei tea, kas märtsis või aprillis, kui ma veel rase olin. Aga no mis teha? Elu tuli vahele. No õigemini Franz Lukas tuli vahele ja mu vaimne tervis ja muid asju, millest me saame kõigest jooksvalt rääkida. Aga täna ma mõtlesin, et ma võtan teid endaga veetma ühte päeva emana. Ma ei tea, kui põnev see päev on nagu süüa ja last magama panna ja vahepeal tööd teha ja süüa teha ja aga võib-olla te saate rohkem aimu, mis see minu elu on ja miks ma võib-olla ei jõua siia nii tihti. Meie jaoks algas hommik ahaa, no vot. Meie jaoks algas hommik umbes pool tundi tagasi, kell on praegu 7:16. Ehk siis ega ma ei olegi jõudnud väga midagi veel teha. Sa ei taha, et emme räägib või? Ma muidu tavaliselt teeks teile mingisuguse sellise toreda hommikurutiini, aga kuna Franz juba ei taha, et ma filmin, siis ma lihtsalt teen seda hästi ruttu, panen mu näooli, hügieenilist huulepulka, kammin juuksed või siis ainult näooli. Nii, sa tahad ka tähelepanu. Apsti. Maailm saa tuttavaks Franz Lukas. Ohoo, mis seal on? Uksed on mul vist ikka tommimata, siin on minu tüdukad, ärge neid vaadake. Aga kuna ta keeldub siin hetkel laskmast mul rääkida, siis ma arvan, et me võtame teid kaasa kööki, mis on kohe meie seljad taga, pole pikk maa minna. Ja siis teeme süüa nii mulle kui Franz Lukasele. Franz Lukas, oleme tulnud kööki, eks ole poeg? Vaata, kes on seal ekraani peal? On Franz Lukas. Väga vahva. Teeme süüa. Franzu kõige lemmikum püree on põdralihahautis, nii imelikkusega ei kõla. Reaalselt. Ta on gurmeelaps. Ja mina söön võileiba, sest et mul ei ole lihtsalt rohkem aega midagi paremat teha. Teate mis? Mul on nii imelik siin uuesti rääkida. Mul on tunne, et ma teen seda valesti. Mul on mikrofon ka teisele poole suunatud. Tore. See läks nüüd küll hästi. Ma arvan, et saadame selle hommiku mööda. Me sööme selle hommikusöögi ära. Ja siis proovi uuesti, et ma läheks kammiks juuksed ära ja siis teeks selle toiduruttu valmis. Ja siin ei ole nagu mitte midagi põnevat vaadata. Ja siis lähme selle eluga edasi, eks ole. Pai. Nii, väga ahvatlev, eks ole. Üks näritud võileib. Coca-Cola hommikuks, eks ole. Oi, milline püree hõrgutis. Kas kõht on tühi, härra? On tühi? No, hakkame sööma siis, hakkame. Nii. Ja, lase heal maitsta. Amps. Päris maitsev teine ju. Emme ka ampsu. Tood vett ka või? Räägime pärast. Vahepeal on kell juba peaaegu 9 saamas. Ja iga jumala kord, kui ma võtan kaamera välja, siis... Mis sa teed? See ei ole ju mingi nutt. Igatahes see vend sööb nüüd oma piima ära ja siis ma pean minema terrassi peale lund rookima.
ja siis ta läheb tudule. Ja siis me saame rohkem jutustada. Palun sööma piima. Ei sobi või? Ei tiri emme kaamerat. Räägime varsti uuesti. Ma näitan teile kohe. Me minema last magama panema. Aga ta magab ainult õues päeval. Või noh, ta võiks toas ka magada, aga siis ta magaks mingi pool tundi. Ja me minema lund rohkima. See uks ei tule lahti. Vahtige seda nüüd. Hea tund. Lähme kaitsuma. Lähme kaitsuma. Ja tööd. Siis kui Franz oma pudeliga streikima hakkab ja keeldub söömast, siis ma hoian selle pool pudelit. Või no üldse ajastan tema uneajad üldiselt vahetult enne, kui ta hakkab magama minema õue. Ja siis ma teen siit niimoodi ukse lahti. Ja siis ta siin sööb ära. Ja siis alles lähme terrassile, eks ole. On maitsev piim, nüüd tuleb nii hea tudulapsel, on ju nii. Kui ta magab, siis me hakkame seda seapesa siit likvideerima. Täiesti õudne, mis siin toimub. Ja siis, kui ma hakkan neid pesusid seal lappima seal, siis me saame natuke jutustada ka. Seniks siis kohtumiseni, eks ole. Praegu reaalselt see kestab vankrit kussutama, mis on hästi tore, sest et kui ta oli beebi, siis ta reaalselt vihkas vankris olemist nagu nii väga. Me ostsime selle vankri kiigutaja, et ta üldse oleks nõus seal olema. Ja nüüd ma tõssin ta pärast pudelit koos vankriga rõdule või terrassile. Ja magab. Vaata kui hästi. Ma teen selle... Ma ei suutnud teile näidata. Ma teen selle üldplaani korda ja siis kui pesudeni jõuame. Ma loodan, et Franz magab nüüd piisavalt kaua. Ta on praegu mingi tund aega juba maganud. Ja ma olen siin muid toimetusi saanud teha. Aga ma jõudsin lõpuks pesudeni ja ma mõtlesin, ma räägin teile siis natukene, miks ma olen ära olnud nii kaua. Need, kes on ka minu Instagramis mind edasi jälginud, ka siis, kui ma siit ära kadusin, teavad, et pärast Franz Lukase sündi kevadel minu vaimne tervis läks katki. Ja selles mõttes katki, et ma sain rasedusjärgse depressiooni diagnoosi ja inimene, kellel on depressioon, ei ole väga aldis suhtlema, vaevu oma inimestega, pea võimatu, et tahta võõraste inimestega rääkida. Ja kui ma puterdan, siis see on lihtsalt teema, millest ma nagu väga suure hurraaga ei räägi, aga natukene teile siis tagamaad, sest et võib-olla mõni teist teab, ma andsin ka Perele ja Kodule üpriski avameelse intervjuu seoses rasedusjärgse depressiooniga ja ma rääkisin seal juba nagu selles suhtes ikkagi nagu väga avameelselt, et imelik oleks, kui ma oma kontol nüüd teeksin näo, et seda ei ole olnud. Minul jah, läks Franzu esimestel elukuudel enda vaimne tervis nii hulluks, et ma ei olnud võimeline temaga üksinda olema, kui ei saanud olla Kennet, minu mees ja minu lapse isa meiega koos, siis oli minu ema. Algusest peale andis mu ema mulle ka vabu öid, sest et depressioon ja magamatus ei käi kokku, aga paratamatult väike beebi ja magamatus käivad kokku, on ju. Et siis mu ema lihtsalt oli meile väga suureks abiks, on tegelikult siiani. Lihtsalt praegu võrreldes sellega, mis ma olin siin mitu kuud tagasi, olen ma väga palju paremas kohas. Küll aga ei ole ma nagu heas kohas, et kurat, miks te ikka niiskad olete? Et ikka ma tunnen neid kõiki mõtteid ja tundeid oma sees, aga lihtsalt ma olen niivõrd palju tugevam neid kontrollima nüüd. Ja nagu te aru saate, ma ei taha üldse võtta pilkkontakti praegu, sest et see ei ole nagu kõige lemmikum teema, eks ole. Mäletan, kui ma selle intervjuu andsin, siis tulid pärast kommentaarid, et lastekaitse tuleks kutsuda ja... Alustame sellest, et ma ei ole mitte kunagi oma lapsele haiget teinud, mitte kunagi ja ma ei teeks mitte kunagi. Ja ma väga taunin seda, et inimesed panevad lastele kätt külge
ükskõik, kas on tutistamine või rihmapitsa andmine, see ei ole okei. Ja kui sa teed seda oma lapsega, siis kõikide muude asjade koha pealt mina sõna ei võta, aga kui sa oma lapsele füüsiliselt haiget teed, siis palun etsi abi. Ja kui ma nägin neid kommentaare, et seal oli nagu pealkiri, et umbes, et ma kartsin, et ma võin oma lapsele liiga teha. Ja muidugi ajakirjandus, ma ju töötan ise ka ajakirjanduses, paneb neid pealkirju selliselt, et kindlasti loetaks, on ju. Ma nõustusin selle pealkirjaga selles suhtes. Brit, kes minuga selle loo tegi, ta on suurepärane ajakirjanik ja mitte ühtegi halba sõna. Lihtsalt inimesed tihtipeale loevad lihtsalt pealkirja ja teevad järeldused, et nüüd see Roko! Nii, igatahes inimesed tihtipeale teevad järeldused pealkirjade põhjal ja nad isegi ei vaeva lugema nagu. Ja siis seal tuligi, kuidas minusugustel ei tohiks ikka lapsi olla ja küll, aga ma olen nagu selle beebiblogiga, mida ma Õhtulehte kirjutan ja üleüldiselt nagu ajakirjanduses töötamisega endale mitte väga, aga üpriski paksu naha kasvatanud ja enam sellised internetitrollid mulle eriti korda ei lähe. Eks esimese hooga ikka oli nagu raske lugeda, sest et minu jaoks nagu kõige tähtsam eesmärk siin elus on see, et ma oleksin päriselt hea ema. Kõik muu on teisejärguline ja hetkel see on täiesti normaalne, et ma enamasti täidangi ema rolli, sest et mu laps saab alles nüüd laupäeval 8 kuuseks. Et kõik muud rollid ongi tegelikult tagaplaanil. Ma arvan, et ei oleks olnud nagu õiglane tulla YouTube'i mingit head nägu tegema ja muidugi ei tahtnud ma ka näidata seda, kes ma nagu tol hetkel olin, sest et seal ei olnud väga palju nagu näidata. Ma nutsin hästi palju, ma hoidsin hästi palju omaette, vältisin kõike ja kõike, et oli selline aeg. Aga positiivsemal noodil, nagu ma ütlesin, siis suures plaanis on see möödas. Ja ma ju töötan nüüd oma beebi kõrvalt. See muidugi sai ka internetis väga palju kommentaare, et veits rongaema läheb beebi kõrvalt tööle. Aga mina ütlen selle peale seda, et esiteks ma töötan poole kohaga. Alustame siis sellest, et ma sain pakkumise tänu sellele, et ma võrgubeebi päevikut kirjutan Õhtulehte, siis ma sain pakkumise, et kas ma tahaksin hakata kogu selle lapsrubriigi toimetajaks. Ja ega ma väga kaua ei mõelnud, sellepärast, et tegelikult on see siuke once in a lifetime pakkumine. Kui ma ei oleks seda vastu võtnud, võib-olla oleks tulnud sinna keegi teine, kes istub seal järgmised 10 aastat ja siis ma ei oleks isegi saanud hiljem seda kaaluda. Ja kuna meelelahutust, kus ma enne töötasin, hõlmab hästi palju reportažide tegemist, ürituste väisamist ja kõike seda, siis hetkel olles välja tulemas depressioonist ja mul on üle 10 aastaga ärevushäired olnud. See ei ole nagu väga jätkusuutlik, kui ma seal töötan, sest et siis ma lõpetangi, ma arvan, psühhoneuroloogia haiglas närvivapustusega. Ma ei ütle, et ma ei lähe mitte kunagi meelelahutust enam tegema, aga hetkel ma ei lähe seda tegema. Ja endiselt nagu minu kõige lemmikumad kolleegid töötavad meelelahutuses ja kuna me töötame endiselt kõik Õhtulehes, siis mul on nad ikka kõik olemas, minu on nende jaoks samamoodi. Igatahes, miks ma hakkasin sellest rääkima, on see, et internet hakkas mind natukene rongaemaks sõimama, kui ma blogis ütlesin, et ma nüüd hakkasin tööle. Aga reaalsuses on see, et pool kohta tähendab minu jaoks ühte täispikka tööpäeva ja ülejäänud ajal on sellised nipet-näpped muudatused, kiiremad lood, mis tulevad jooksvalt, on ju ajakriitilisemad ja need ma saan kõik teha une ajal ja see üks täispäev teisipäeviti üldiselt on laps hommikust kuni mu tööpäeva lõpuni minu emaga, oma vanaemaga ja ühtlasi on ta ka ainukene inimene peale minu ja Geneti, kellega ma üldse nii pikaks last usaldan. Muidugi ka mu lapsel on suurepärased tädi Anna-Elisa ja Karita, kellele ma ka olen usaldanud ja nad saavad ideaalselt hakkama, aga kui asi puudutab sellist pikemaajalist hoidmist, siis ma tean, et mu emal on lihtsalt raudsed närvid ja lisaks Franz Lukas väga fännab mu ema ja samuti ka minu isa, kes on ka käinud niimoodi poole päeva kaupa, kui mul on olnud a la lashlift või mingisugune arstiaeg või midagi sellist. Aga mu ema ja isa vahe on see, et mu isa veel ei julge ööseks hoida last. See on täiesti arusaadav, nii kaua möödas ja naistel see kuidagi, võib-olla ma teen meestele liiga, aga minu mõistes naistel tuleb see kuidagi instinktis see beebiga tegelemine, et ükskõik kui kaua sul on enda beebidest möödas. Mu ema puhul siis mu õde, noorem õde saab nüüd 20 on ju, ehk siis viimased 20 aastat ei ole tal beebit olnud, aga tal on nagu suurepärane oskus beebidega ümber käia. Ja no ma ei tea, kas mu laps on nagu kuskil ripakil samal ajal, kui ma töötan, ei ole. Järelikult
ma nendest sopapritsijatest väga aru ei saanud. Ja lisaks ma arvan, et ma olen nagu väga kõva eeskuju oma lapsele, et olenemata sellest, et mul on väike beebi, siis ma ikkagi teenin meile raha, nagu tegelen enda vaimuga samal ajal, sest et minu jaoks on see üks täiesti nagu vaba päev tegelikult, mega oluline, kuigi ma ju kirjutan ikkagi lapsrubriigis kõikidest nendest teemadest, mis puudutavad ka mind ennast lapsega kodus üldiselt, siis ma istun terve päev diivani peal arvutis ja see on nagu väga suur vahe, kas sa tõmbled terve päev koos 8-6-ga või sa istud ja kirjutad lihtsalt nendest samadest asjadest. Arvamusi on erinevaid ja see on täiesti okei, aga mina arvan, et peaks nagu natukene rohkem sallima seda, et see täiesti okei beebide kõrvalt tööd teha või üleüldiselt laste kõrvalt seni, kuni lapsed on hoitud, kuni nad on turvaliste inimestega, kuni nad ei kannata selle all ja kuni emad ise ei kannata selle all, et nad saavad lastega nii-öelda vähem koos olla. Muidugi ma mõtlen tema peale terve päev, kui ma tööd teen, aga mul on null hirmu, sest nagu ma juba ütlesin, ta on mu emaga. Ja nagu mu ema on väga hea ema ja ta on veel parem vanaema. Ma arvan, et vanaemadega ongi see, et mitte mu ema oleks jõhkralt mingeid vigu emana teinud, aga vanaemad on lihtsalt, nad õpivad nendest asjadest, mida nad oma lapsega oleksid tahtnud võib-olla teistmoodi teha. Ja siis nad ongi nagu täispakett ideaalne kombo. On erandeid, aga minul on väga vedanud oma lapse vanaemaga ja oma emaga. Igatahes ma sain need riided siin nüüd lapatud. Ma pean need nüüd kappi panema. Siin on mul üks uks, kus on garderoob. Ma ei hakka teile seda näitama. Mul on vaja sealt natukene koristada ja siis mul on vaja minna alla koristama. Sest ma endiselt ei tea, kui kaua Frans magab. Üldiselt ta magab süke esimene uni 2 tunni ringis, jällegi ma kunagi ei tea. Ja siis lähme selle päevaga edasi. Ma loodan, et te saite natukene selgust, miks ma olen ära olnud, ilmselt saite. Muideks, järgmise videona ma tegelikult tahan teha Q&A, sest et ma ei oska teile lampi tulla siia rääkima nendest asjadest, mis vahepeal on olnud. Ma ei tea, mis teid huvitab ja ma ei taha mingit mõttetut aja raiskamist teha teie enda jaoks. Ehk siis, kui see video läheb üles, siis umbes samal ajal ma panen ilmselt Instagrami story'sse selle küsimuste boksi ja siis saate minna juba natukene rohkem detailsemaks, isiklikumaks. Ma ei karda väga asjadest rääkida, mul ei ole ka midagi varjata, nii et ma arvan, et see tuleb huvitav. Näitan teile, mul peaks need siin veel ära olema pandud, aga ma ei viitsi kohe, sest et see, mis seal mind ootab, on hullem. Ja see kodu oli reaalselt eile õhtul veel korras, päriselt ka. Lihtsalt nii palju asju kogu aeg koguneb igalt poolt ja et siin on minu esimene laps, Roko. Tere Roko. Jah, väga nunnu. Tore, et sa siin Fransu Matile muidugi oled. Peaks koristama väga kaunis, eks ole. Olgu. Ega ma rohkem ei näita, mul hakkab piinlik muidu, nii et ma hakkan koristama. Näeme jälle, siis kui näeme. Drop top, cruising down the beach line. I love how the sun, it just keeps shining. Me and you for perfect, we ain't even trying. Eyes deeper than eternity, I keep falling. One more time, feel your body close to mine. These are the girls I find, but you my only one, you're mine. I ain't worried cause the picture full of dollar signs. You're my number one, I'm telling you this every night. Yeah. Feel your body close to mine, yeah, I'm falling for your eyes and I like what I see. Ma ei tea, kas see ei peale, aga korista veel kiiresti, on ju. Vaadake seda. Küünlavaha lendas kõik siia. Yes!
endale tööd juurde teha, on ju. Võib-olla need paremad abimehed appi. Bože moj, sõnana. Väga tark mõndele, väga tark mõndele. Ma siin mõtlesin, et kuna Franz magab juba 2,5 tundi, siis ma hakkan õhtusööki ette valmistama ja ütlesin ka enda lõunasööki, mis on sama toit, sest ma olen endiselt hommikusöögi peal, kell on 16:45, ma olen nii palju teinud, et ma arvasin, et kell on kindlalt mingi 2 juba. Okei, me suudame. Nii et mul on poolik purk seda jõulukapsast purgandiga vaja ära teha. Ehk siis ma teen kõrvale ahjukartulit ja karivorsti ja sülti. Võib-olla ebapopulaarne arvamus, aga ma võiks elada ka süldist. Ärge kantseldage mind. Ma hakkan siis kartulit koorima ja loodan väga, et ta nüüd ei otsusta just ärgata. Niimoodi ütled kõigile, et ärkasid ülesse või? Niimoodi annad teada või? Ei tule või? Tule ikka. Püree soojeneb ju praegu. Tule. Ei või? Jäi sulle ette niimoodi täheke. Olgu, lähme sööma. Lähme vaatame, kas on valmis. Lähme. Tule, lähme. Let's go. Kuule, me ei pannud põlle ette. Vot, nüüd peab põlle ka veel ette panema. Mis sa arvad? Suva. Suva see põll. Riidid jagub, on ju? Franzu kõik lusikad on pesus. Reaalselt tal on mingi 5-6 lusikat. Kõik on pesus, aga tegelikult ta jääb tavaline ka asja ära. Ma isegi ei tea, miks peab just neid spetsiaalseid kasutama. Keegi teab, siis öelge. Ei või? Meil saab siin varsti kartul valmis! Ära õienda. Paneme 4 minutit. Ampsu. Oota, teikos... Ilus. Oli võits rõve, võtame siit ka ära. Oi kui mõnna. Võta see ka siit üleni ära. Meil käib telekast vanaema õunapuu otsas. Ma olen hästi seda meelt, et laps võiks kasvada toredate laste etenduste ja saadetega nagu mina. Ja mul on alles ka kõik enda kassetid ja asjad, nii et Franz saab ka kvaliteet laste värgiga üles kasvada. Ampsu. Kuku. Kuidas maitseb, poeg? Kuidas maitseb? Päris hästi või? Davai! Vaat nii maitsev on või? Ei usu. Ausõna või? Okei. Tahad veel siis, ma saan aru? Tahad veel, jah? Ampsu. Kuku.
no suu tuleks ikka avada selleks, jah. Vett ka tahad või? Oota, tegelikult peaks korra kartulit katsuma. Ma pean veel... professionaalne vlogger. Pean veel sibule siia juurde saama. Okei, teate. Näeme pärast, eks ole? Siin on kaos muidu, kui ma edasi filmin. Ütle tšau! Ütle tšau! Okei, ta vaatab mind nagu viimast idiooti. Davai. Oh yeah. Ja loog Coca-Cola. Ma olen kokasõltlane, ma ei saa midagi teha. Head isu mulle. Mis teete seal? Tere Junsud! Kus sa lendad? Ei tohi lennata nii. Kuku! Ma ei tea, kus mul enne pooleli jäi, sest et lambist sai SIM-kaart. Öeldakse selle SIM-kaart või? Mälukaart täis. Ja siis tuli Fransul juba toiduaeg. Ja siis ma ütlesin, et kui Frans magama läheb, ma puhkan, ma jääs. Ma ikka koristasin, sest et mul on tunne, et siin majas lihtsalt nagu jääbki koristama. Nagu kogu aeg on midagi koristada ja ma olen maksnärver, nagu kui midagi on sassis, siis mu vaimne tervis on mega all ja ma ei kannata seda. Aga nüüd Frans endiselt magab, kodu on enam-vähem korras. Näete, ma ei suuda isegi öelda täiesti korras. Ja kuna piim hakkas käest minema ja üks banaan hakkas käest minema, siis pannkoogid. Ma ei ole nagu maailma suurim pannkoogi tegemise fänn. Mulle üldse ei meeldi nagu küpsetada, mulle meeldib soolaseid toite teha. Aga mul ei ole kodus mitte midagi magusat ja mul on räme magusaisu, nii et peame tegema pannkooke. Kõik, mida te olete täna näinud, ongi nagu tegelikult 90% minu päevadest. Ma olen lapsega kodus, koristan, ma teen süüa, siis ma vahepeal teen tööd. Keegi pole näidanud, kuidas ma tööd teen, aga samas, mida te vaatate mind arvutis istumas, mul ei ole nagu mingi ekstreemne töö. Jah, reaalselt. Nagu mõni päev ma tunnen, kuidas see on nii hull, et oled nagu lapsega kodus ja samas hästi üksik, nagu mega üksik. Ma ei tea, mis jälle juhtus, aga tegelikult, mis ma öelda tahtsin, oli see, et lapsega nagu kahekesi kodus olles tekib mingisugune väga veider üksindus, et tegelikult ei ole ju üksinda, aga justkui oled ka. Ja nagu kuigi mu ümber on inimesed, siis ei tähenda, et ma ei tunneks ennast üksinda. Ma arvan, nemad saavad sellest aru. Ja tegelikult ega ma rohkem ei tahtnud öelda. Ma lõpetan siin oma pannkoogi tegu ja siis ilmselt mul laps juba ärkab ka. Viirusläbustaja. No kes reaalselt ei oska teha pannkooke normaalselt? Kas üldse keegi oskab teha pannkooke normaalselt? Ma pigem küsin seda. Okei, ma ei viitsinegi mõttetut jama teile ka ajada, nii et ma lihtsalt rahulikult... Vahepeal ärkas väike Junn. Tere! Tere! Kes see on seal? Ja Roko ka siin. Tere! Tere! Usu mumm. Alju! Oli hea tudu? Oli hea tudu? No. Kes see tegi nii pika tudu jälle? Jah? Frans on täna pea 3 tundi maganud esimest tund ja pea 2 tundi teist, nii et hea päev. Hea päev, hea tööpoeg. Hea tööpoeg. Märkamatult on kell juba mingi 7:40 ehk siis ajan õppel lapse magama. Ja lõpetan ühtlasi selle loogi.